Seekord said siis ahjukartulid ja need siin on porgandid, nii et 2 tükki sai neid ka. Voolium on päris kuum, nii et proovin kõigepealt selle porgandi siit kätte saada, vaatame milline see välja näeb. Aga maitseaineid ega midagi pandud ei saanud. Lihtsalt sediga kuum see. Porgand näeb vägev välja küll. Veidike on kõrbend ka, aga tundub, et siuke pehme. Hästi kuum muidugi. Ja nüüd võtame seda kartuli ka välja. Vaatame. Pühapäeval just tegin ahjukartuleid, need on 5 päeva tagasi. No ütleme, see näeb välja nagu söekartul. Aga täna söed olid kordi nagu aktiivsemad ka ja kuumemad, nii et see on nagu lõkkekartul. Ma loodan, et ta sees pehme on. Lõikame kohe lõhki ja vaatame, mis seal sees toimub. Kõigepealt tõmbame siis porgandi tükkideks, vaatame, kas on küpsend ilusti. Porgand on väga hästi ära küpsend. Ja kartuli, vaatame, mis kartul teeb. Tundub, et äkki on vist sees toores. Siit on nagu pehme, aga ma arvan, et siit on kõvaks jäänud see kartul, et oleks pidanud 40 mintsa olema. Või tundub lihtsalt. Ega siin ei olegi midagi muud, tuleb siit väike tükk ära võtta ja maitsta, kas on või ei ole, siis paneme siia väike tükikese võika peale siia sulama. Iseenesest võiks hapukoorega ka teha ja sibulaga, aga ma olen harjunud võiga ja paneme soola ka. Ega see, kui ta veidike toores on, ega see midagi ei tee selles mõttes. Nii, esimene maitsmine siis. No jah, ütleme nii, veidikene on toores, jah. Ehk siis siuke 33 mintsa on vähe, 44-45 mintsa on ikkagi paras hoida siukene saunaahjus, sest eelmine kord, kui ma tegin, siis nad tooreks küll ei jäänud. Aga muidugi see on mega suur kartul ka. Et see võib ka olla muidugi üks põhjustest. Raputame veel soola siia. Ma ei tea, hapukoore sibulaga on ka kena ja tore, aga pigem ma tükkin arvan, et sellega on siis see, et siis sa sibula maitselt tapab ära siis selle kartuli maitse ja selle lõkke-efekti nagu. Aga hetkel on jah, mulle meeldib just, et ta on selline krõbe ja see koor just, et mina söön ta niimoodi ära nagu ta on, selle krõbeda koore ka, nii et kõhurohi, nagu vanad eestlased ütlevad. Veits veel võid. Siis on juba hea. Nii. Kaane peale võiame omale ja ega siin ei olegi midagi muud kui hea isu. Nii et kui sa ei ole proovinud, siis tee ise ka porgandi, maitsen sellega ära. See on tõesti hea, see on nagu väga hea, ma ei tea. Osta või terve kilo neid ja lükka kõik ahju, kaalikad ja porgandid ja lõpuks enam puid ei mahugi saunaahju. Aga jah, siin näed, isegi mingi tükk on jäänud enam vähem, see on niisugune rohkem kõrbend ja see on niisugune kuldsem ja mina jään nüüd siia edasi seda tuha söekartulit sööma ja sulle soovin siis ilusat õhtu jätku.